She has a fractured fibula. Given my aunt Saturday, so I could be able to go on tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. Paging Dr. Palmer, Dr. Barbara Palmer. No nii, see oli väike sissejuhatus. Kas teil on ka vahest mõnikord olnud see, et te räägite inimesele, aga ta saab teist täiesti totaalselt teistmoodi aru? Või tahate küll head, aga ikkagi tuleb kuidagi teistmoodi välja. Ja vahest isegi täpselt sama asja rääkides, aga teises situatsioonis ikka saadakse valesti aru. Ma olen siin selles samas Tartu linnas õppinud turundust 5 aastat ja peale seda ma olen turundusega tegelenud üle 15 aasta. Ja siis ka üheks ettekandeks ettevalmistusel lugesin niimoodi näppude peal üles, et ma olen selle 15 aasta jooksul teinud üle 1000 projekti. Kui sa töötad reklaamagentuuri, siis on väga lihtne, seal nummerdatakse kõik projektid ära. Ja sa arvutasin ära, et 1000 projekti, mis on vau, täitsa lõpp, kogemusi võiks juba olla natukene. Ja nende kogemuste najal olen ma jõudnud tegelikult sinnamaani, et koolis me õpime küll turundust, aga seal me omandame pigem definitsioonid ja terminid ja võib-olla ka mingid strateegiad, aga kogu turundus tegelikult põhineb väga lihtsatele asjadele. Nendele samadele põhimõtetele, mida me tegelikult kasutame ka igapäevaselt inimestega suheldes. Me oleme nende vastu kenad, me püüame neist aru saada ja püüame asju sõnastada nende seisukohast lähtuvalt ja püüame neile meelehead teha selleks, et ka nemad meile vastu meelehead pakuks ja nii edasi. Et samad põhimõtted, mis kehtivad inimeste vahel, kehtivad tegelikult ka organisatsioonide vahelises suhtlemises. Ja minu ettekande pealkiri on üldsegi mitte juhus. Ma ei tea, kas keegi on lugenud seda raamatut, kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi? No päris mitu kätt tuli. Mina lugesin seda, ma arvan, kuskil teismeas, julgelt üle 20 aasta tagasi. Ja ma arvan, et see raamat mõjutas mind väga palju tollal ja ma arvan, et mõjutused on siiamaani. Ja nüüd üsna hiljuti sattus see raamat mulle kätte ja siis, kui ma seda raamatut sirvisin ja vaatasin, et tegelikult see ongi kõige parem turundusraamat. Ei olegi vaja mitte mingisugust muud turundusraamat, vaid lugeda see läbi turunduspilguga ja kasutada neid põhimõtteid oma tegevuses. Ja kõik muu tuleb tegelikult loogika ja empaatiaga, kõik muud mõtled välja. Aga need põhimõtted on väga head. Ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt võtan siit, ütleme, 6-7 sellist põhimõtet välja ja reflekteerin neid oma kogemustega. Muidugi siin absoluutselt iga lause juures tuli nagu endal jälle mingisugune mõte, aga lugege ise läbi. Nii siis, aga siis pult on siin. Töötas. Ja esimene asi, mis ma sealt lugesin välja, oli esitage väljakutse. Mida see tähendab? See tähendab seda, et minu meelest mida iganes teha, kui selles tegevuses kaob õhin ära, siis minu meelest te võiksite vahetada kas eriala või lõpetada see projekt ära. Ühtki tööd ei tohi minu meelest teha vägisi. Sellepärast, et see vägisi tehes on sellest tööst, sellest projektist, sellest tegevusest kohe see ka näha ja tunda. Nii et kui õhin kaob ära, siis mõelge, mida te saate tekitada selleks, et seda õhinat jälle tagasi saada. Ja üks viis, kuidas õhinat tagasi saada, on see, et esitada endale väljakutsed. Minu arust on kõige igavam teha täiesti selliseid tavalisi asju. Nagu igapäevaselt teeme. Mina olen töötanud 15 aastat reklaamagentuuris. Reklaamagentuur öeldakse, et see on väga seksikas firma ja seal on iga päev nii põnevad väljakutsed ja uhked reklaamid ja teleklipid ja kõik muud asjad. Pagan isegi see läheb igavaks, kui sa teed igapäevaselt kogu aeg ühte seda sama asja ja jälle alustad peale selle kliendi briifimisega ja eesmärkide püstitamisega ja analüüsiga ja klientide uurimisega ja nii edasi. Isegi kõige huvitavam asi võib muuta igavaks, kui ta ei esita teile väljakutset. Ja ma arvan, et iga projekti juures on võimalik seda väljakutset esitada. Näiteks teeme ära projekt.
kui te olete näinud Teeme ära klippi, ma otsustasin lihtsalt aja kokkuhoiu huvides enam mitte seda klippi näidata, sest mulle tundub, et kõik on seda juba näinud. Vähemalt YouTube näitab, et seda on vaadatud üle 200 000 korra. Siis kui te mäletate, siis Teeme ära algas niimoodi, et inimesed istusid ümber laua kohvikus ja Toomas Trapido ütles, et näete, et Eestimaa on nii prügine, et koristaks õige Eestimaa puhtaks. Noh, umbes 3-5 aastat, alustaks sealt peale, nii edasi. Ja Rainer oli selle peale siis vastanud, et ma küll ei viitsi 3-5 aastat koristada, et teeks selle parem 1 päevaga. Ja sealt tuligi see väljakutse. Kui nad oleks teinud seda 3 aastat, siis ausalt öeldes, mina ei oleks sellega küll liitunud. Mina ei oleks viitsinud 3 aastat koristada mingit prügi. Ja see ei oleks ilmselt tekitanud mitte kelleski mitte mingit õhinat ka. Ma ei pea praegu ka ennast mingisuguseks prügi inimeseks või prügi spetsialistiks, et prügi on Teeme ärast pigem vahend selleks, kuidas tekitada inimestes koos tegemist ja selle lootuse tunnet, et koos me saame hakkama paljude suurte asjadega, et me saame midagi muuta siin ühiskonnas. Niisiis, et väljakutse oli see, et teeme 1 päevaga Eestimaa puhtaks. Ja kui nad hakkasid seda rääkima, siis esimene asi oli loomulikult see, et mis asja, et te olete täiesti napakad, et seda ei ole võimalik teha. Ja see üks, kes ütles seda, oli ka muideks siis eestvedaja number 2, Eva Truuverk, kes esimese asjana ütles, et te olete napakad, seda ei saa teha. Sest tema oli praktik. Aga mida rohkem sealt nagu seda edasi läks, mida rohkem inimestele rääkisid, seda rohkem hakkas see idee elama, seda rohkem hakkas ta konkreetsemaks minema. Ja mis oli selle 1 päev, 40 000 inimest ja 10 000 tonni prügi, see oli niivõrd konkreetne väljakutse ja see paelus inimesi, et kas see on tõesti võimalik. Ja kui lõpuks oli mingi grupp inimesi, kes hakkas sellest väga tugevalt uskuma, et paga, me peame selle ära tegema. Ja siis hakkasid ka järjest need skeptikud, kes ütlesid alguses, et nad on napakad, hakkasid uskuma. Ja siis juba hakkasid ajakirjanikud uskuma, partnerid ja nii edasi, kuni lõpuks ju juhtus see, et 3. mail oli 50 000 inimest väljas koristamas prügi, mida nemad ei olnud sinna maha ju visanud. Nii et väljakutse on väga oluline selleks, et üldse tekitada mingit õhinat. Ja väljakutsega on muidugi see lugu, et nagu ma ütlesin, et seal on kohe esimesed inimesed, kes ütlevad, et see ei ole võimalik. Allar X käis siin paar nädalat tagasi meile ettevõtlikele noortele rääkimas oma kogemusi Hiinast, ta seal konsulteerib Hiina valitsust ja siis ta rääkis, et ta pakub neile igasuguseid asju välja ja siis on alati siis need 3 vastust, mis talle siis antakse. Esimene asi on see, et see pole võimalik, teine on see, et see pole seaduslik ja 3. on see, et selleks ei ole meil ressursse. Muidugi loomulikult me kõik naersime, et näed Gruusias on ju, et teevad siis niimoodi ja siis hakata mõtlema, siis täpselt sama asja vastatakse meile ka iga päev, kui me tuleme jälle mingite uute ideedega välja, et see pole võimalik, see pole seaduslik ja selleks pole ressursse. Aga ma usun, et need ideed saabuvadki kuskil korra ja kaose vahepeal ja kui esitada see väljakutse ja sellesse hästi uskuda ja kui on nagu piisavalt külma närvi, siis see läheb elama ja see paelub inimesi ja tänu sellele me saamegi kaasata palju inimesi, sest poolme vist, pagan, kes ütles, see, et meestele tuleb anda mängukannid kätte ja see väljakutse on ka üks mängukann. Nii et väljakutse. Muide nüüd kõige suurem väljakutse, mis minu elus on nüüd siis World Cleanup 2012. Ma ei tea, kas selle väljakutse peale nüüd ära ka sureme. Aga väljakutse on siis nüüd see, et koristada kogu maailm puhtaks ja kaasata selleks 100 riiki ja miljonid vabatahtlikud. Maailmas on seal natukene alla 200 riigi, nii et kaasata vähemalt pooled riigid ja panna nad koristama ja saada maailm puhtaks ja jätta ta ka puhtaks. Ehk siis tekitada selline laine, uus laine selleks, et tekiks uued jäätmekäitlussüsteemid ja uued tooted, mis ei tekita enam prügi ja nii edasi. Et vaatame, kuidas see maailma koristamine läheb. Väljakutse on vägev ja kui selle väljakutsega me läksime suurte korporatsioonide juurde maailmas, näiteks Residor Grupp, kelle alla kuuluvad Parkin ja Radisson ja sellised hotellikettid, või siis Coca-Cola või siis Google või Facebook või mis iganes need gigandid siin maailmas on,
siis alguses me arvasime, et selleks, et saada kohtumist sinna, meil läheb umbes aasta aega, sest nad on suured korporatsioonid ja kõik tahavad ju nendega rääkida. Aga selle jabura idee peale, et koristame maailma siis 1 aastaga puhtaks, nad võtsid mind väga kiiresti vastu. Ja nad kuulasid ära ja kuulasid täitsa tõsiselt ära ja paljud neist on nüüd ka juba partnerid. Ja paljud ütlesid ka välja, et neid paelub see, et see on hull idee, aga see on nagu ettevõtlikult esitatud, ehk siis ei ole see mingisugust nagu mingite karvikute või mingite hipide poolt välja mõeldud, et oleks äge, on ju. Vaid et see kuvand meil on ka, et me oleme ettevõtlikud inimesed, me oleme nagu business oriented ja me suudame sellega ära teha. Nii et kuvand selle väljakutse esitamise juures on ka oluline. Nii, esimene oli siis väljakutse. Teine on see, et lugesin siit raamatust, et tundke siirast huvi teiste inimeste vastu. Ja pagan õige, et tunne oma sihtgruppi, kellega sa räägid. Ja seda räägitakse turunduses kogu aeg, et õpi tundma inimesi ja õpi aru saama, et mida nad mõtlevad, kuidas nad mõtlevad, miks nad niimoodi mõtlevad. Inimestel on see, et inimestel on väga palju arvamusi ja fakt on see, et inimeste arvamused ei ole valed. Mitte kunagi ei ole valed nende inimeste seisukohast. Need võivad olla meie seisukohast valed, aga mitte nende, sest neil on mingi põhjus niimoodi arvata. Ja meie peame ka aru saama, miks nad niimoodi arvavad. Ja niimoodi ka vastavad rääkima. Täna hommikul ma käisin oma kodukoolis rääkimas, nii et ma olen juba täna 2 ettekannet teinud. Käisin Kivilinna gümnaasiumis, seal ma õppisin, rääkisin 7. ja 5. klassidele, siis kes ma olen ja mis ma teen. Mõtlesin ka, et mis sõnu ma siis kasutan, et ma ei saa ju kasutada sõna turundus ja ma ei tea, kontseptsioon ja ressurss ja mingid selliseid sõnu, et nad ei saa ju minust aru. Püüdsin siis kasutada võimalikult lihtsaid sõnu ja kõiki ümber sõnastada ja kuidagi hästi nagu lapsemeelselt rääkida ja nii edasi. Ja teate, mis esimene küsimus tuli, kui ma siis olin oma ettekande lõpetanud ja küsin, et palun küsimusi. Ja siis tõusis umbes selline poiss püsti ja tegi, vabandage, kus te oma projekti jaoks ressursse saite? Et okei. Ja siis ma rääkisin juba tavaliselt edasi, ma sain aru, et lapsed on märksa targemad, kui ma oleks iial arvanud. Inimesed on kõik toredad aga inimestel on see, et inimesed armastavad kõigepealt iseendid. Kui te mõtlete, et keda te foto pealt kõige esimesena otsite, otsite iseennast, eks. Kõigepealt vaatate ennast, kui te olete kole, siis te enam teisi ka ei vaata, sest lihtsalt seda pilti enam ei vaata. Kui te olete ilus, siis te vaatate teisi ka, eks. See on juba loomuses. Ja ühe uuringu järgi on kindlaks tehtud, et enim nimetatud sõna telefonis või telefonivestlustest on tead mis? Mina. Selge see, et ma räägin kogu aeg nagu endast. Ja selles ei ole midagi halba. Las nad räägivad endast, aga et me peamegi laskma neile endast rääkida ja enda mõtteid ka väljendada. Ja inimestega suhtlemisel on see, et turunduses me alati ju segmenteerime kuidagi, et meie sihtgrupp on 25–35 aastat vana, Tallinnas elab, sissetulek 5000 pluss, nüüd siis vahet ei ole, siis on siis näiteks 200 pluss, jah. Või mis iganes, et on avatud meelelaadiga, elab korteris. Ühesõnaga me kuidagi segmenteerime neid sihtgruppe. Ja siis me püüame neile seda pakkuda ja siis me müüme. Kas või näiteks seda konverentsi me ka ju kuidagi müüme, et me tahame, et siia võimalikult palju inimesi tuleks, me tahame, et me oleks ju edukad. Ja siis me räägime kõigile, tulge ja siin on hästi tore ja siin on hästi toredad esinejad ja tuleb siin Anneli Ohvril, teeme ärast rääkima ja tulge on ju. Aga sellel pakkumisel on alati üks väike selline nõks, et kuidas me seda pakume. Ühelt poolt on see, et me pakume seda oma asja. Me pakume oma asja ja me tahame, et seda asja ostetakse. Aga teine asi on see, et kui me tunneme siirast huvi oma sihtgrupi vastu, ma mõtlen tõesti siirast huvi, et mida nad mõtlevad ja mida nad tahavad ja mis teeks neid õnnelikuks. Ja mitte see, et meie tahame midagi pakkuda, vaid just, et me vaatame, et kuidas me saaksime neid õnnelikuks teha ja siis alles mõtleme selle asja välja. Ja
ja see on väga oluline nüansivahe. 2006 aastal me tegime ettevõtlike noortekojaga Euroopa konverentsi. Sellest võttis osa 2400 inimest 50 erinevast riigist. Ja noh, ütleme, maailmas keegi ei uskunud, et eestlased saavad hakkama, sest Eesti on väike riik ja väike koda ja meil ei ole piisavalt infrastruktuure ja nii edasi. Aga me tahtsime teha kõige parema konverentsi. Noh, jällegi tulles tagasi väljakutse juurde, me tahtsime teha kõige parem, mitte lihtsalt konverentsi, vaid tahtsime kõige parema konverentsi teha, mis iial tehtud. Siis selle ettevõtlike noortekoja raames, JCI raames. Ja kõige lihtsam konverentsi puhul on see, kui me võtame mingid ruumid, kutsume esinejad, paneme kellegi vastutama tehnika eest, nii et aga hakkama saaks sellega. Vaatame, et oleks söök ka pakutud ja põhimõtteliselt on ju okei. Ja tegelikult mitte midagi ei juhtu, konverents toimub ära. Enamuses öeldakse, et tegelikult oli täitsa tore see konverents, et paar täitsa huvitavat mõtet sai ja inimesed lähevad koju tagasi ja ongi kõik. Aga nüüd, kuidas teha niimoodi, et sellest konverentsist tuleb tõeline elamus? Ja iga projekti puhul on see, et mis tegelikult kokkuvõttes selle õnne määrab, on just pisiasjad. Tõeliselt pisiasjad, kus inimesed näevad, et nende peale on mõeldud. Et on tõesti siiralt soovitud neid õnnelikuks teha. Ja selle konverentsi puhul meil oli kohe eraldi suur ajurünnak, 100 inimest võttis osakojast, oli ka isegi auhinnad, et kuidas teha konverents meeldejäävaks, kuidas teha konverents tõeliselt meeldejäävaks ja nii, et inimesed lahkuvad siit ja on kõik õnnelikud. Ja sealt oli tohutult ideid ja väga paljud ideid me ka rakendasime. Ja näiteks mõned ideed lihtsalt oli see, et kui inimesed tulid, maabusid lennujaama, siis neil oli vastas orkester. Inimesed kohe tulid, olid nagu rõõmsad, vaba orkester ja kinkisin neile kõikidele pakisokke. Noh, jälle täiesti jabursad pakisokke. Ja siis nad said ka veel taksotalongi, nii et nad ei pidanud mõtlema, et kuidas nad saaksid oma hotelli tagasi. Vaid kõik oli nagu ree peal, see taksotalongi, palun siin on takso, ja kohe läksid hotelli, jõusid hotelli tuppa, seal oli neil juba komm padja peal, oli väike welcome note ja siis edasised juhised, et mida sa nüüd pead tegema, kaart, kus on siis meie see konverentsikeskus. Mõtlesime kõige peale just nagu inimese seisukohast lähtudes. Ja siis me uurisime välja, kellel on sünnipäevad, nii et iga hommikul siis sellel sünnipäevapäeval me siis läksime tema hotelli ukse taha, viisime tal šampuse ja lilled, koputasime, ise jooksime minema. Tuli välja, vaatame, wow, äge. Ja siis jäi šampust inimestega. Ja siis tegime sellised vahepealsed sellised toredaid lükkeid, et võtsime mingid pisikesed tüdrukud on alati armsad. Ja siis läksime lihtsalt mõnda koolitusruumi sisse, samal ajal kui mõni esineja just esines. Ja siis lapsed astusid sisse, laulsid ilusa laulu ja saabusid jälle ära. Jällegi, et tõi sellist nagu elevust ruumi. Ja siis oli näiteks meil ka veel aftepaatid, mis hakkasid kell 4 hommikul. Ja siiamaani nüüd ongi nad maailmas nimetuse all Eesti peod, mis hakkavad kell 4 hommikul päiksetõusuga. Ja kui mõelda, et Euroopas on väga palju riike sellised, kus ei ole merd, neil ei ole merd ja nad ei ole kunagi võtnud päiksetõusu vastu mere ääres. Ja me pakkusime neile seda nii, et nad tulid mere äärde, seal olid šampus ja maasikad, päiksetõus, meri, põhimõtteliselt ei ole seal nagu rohkem midagi pakkuda selleks, et see tõeliselt meelde jäävaks teha. Ja siiamaani, et kui rääkida inimestega, et mida te siis nagu Eestis mäletad, maasikad ja šampus ja päiksetõus mere ääres, on nagu mingisugused asjad, et kui te teete ka üritust, et mõelge, kuidas inimesed sellest edasi räägivad. Et mis on see nagu esimene asi, mida nad räägivad. Kas nad räägivad, et seal olid nagu ägedad esinejad ja täitsa hea söök ka. Seda saab öelda praktiliselt iga konverentsi kohta, aga mis on see lause, mida te tahaksite, et ta oma sõpradele ütleks? Ja kui te selle lause välja mõtlete, siis proovige siis teha, et ta niimoodi siis ka ütleks oma sõpradele. Nii et siis mõelge siiralt oma inimeste peale, oma klientide peale, oma partnerite peale ja proovige tõeliselt neid rõõmsaks teha. Veel üks näide näiteks esimesel teeme ära puhul meil oli 500 partnerit. Ja 500 partneri puhul on selge see, et on väga keeruline neid kõiki tänada.
aga mida me tegime, oli see, et me kirjutasime neile kõikidele tänukirja ja saatsime neile postiga välja. See oli nagu tõeline päkapiku kontor. Kirjutasin lõpuks käsi väsis juba, tead, käsi oli krampis. Ja umbes 50 juures me käisime ka isiklikult kohal ja rääkisime neile sellest, et kuidas meil see projekt läks. Nad olid ju omalt poolt ka väga palju panustanud ja nad väärisid seda, et me pühendame neid sellesse, et tänu neile sai selline projekt teoks. Ja me rääkisime neile, et kuidas läks ja ütlesime neile isiklikult aitäh. Et ka see on üks viis, kuidas teha inimesi siiralt õnnelikuks ja tunnustada neid nende töö eest. Ja inimeste puhul on see, et see, kuidas inimesed mingid sõnumid vastu võtavad, on väga-väga kinni sellest, mis on nende eelnev kogemus ja teadmised ja seda ei saa kuidagi neile pahaks panna. Eurokonverentsi puhul oli see, et nuta või naera, aga nad küsisid, et kas teil on välipeldikud, kas teil on taksod, kas teil üldse lennujaam on, kas sinna lennukiga saab tulla. Mõtled küll, et kus te kurat elanud olete, et Eesti, vaadake ometi kaardi pealt ja vaadake mind, et ma olen ka normaalne inimene, ma ei ole ju hobusega siia tulnud. Aga sellegipoolest neil oli mingi kuvand Eesti suhtes, et see on hall, endine nõukamaa ja ühesõnaga põhimõtteliselt paljud olid sellised, nad tundsid ennast nagu kuidagi, et nad on sellised julged, nad lähevad Eestisse, nad ei karda sinna minekut. Ja kui nad tulid siia, siis nad nägid, et see on absoluutselt teistsugune maa, kui see kuvand oli. Ja võib-olla kõige naljakam näide on sellest, kui me nüüd World Cleanupi ajal käime ka mööda maailma ringi ja siis räägime sellest maailma koristamisest ja siis üks juhtum oli Egiptuses, meil üks regionaalne koordinaator käis seal siis ka põlevi silmis rääkimas maailma koristamisest. Ja siis kogu aeg üks tüüp tema käest küsib, ja küsimused väga kentsakad, väga kummalised ja tüdruk ikka teate, räägib ja püüab ja seletada ja siis lõpuks tüüp laksas käega vastu otsa esist ja ütles, et te räägite prügi koristamisest, mitte valitsuste koristamisest. Jällegi, et kui sa oled Egiptuses, siis sa pead aru saama, et neil on see sõnaga koristamine seondub hoopis teised asjad kui prügi, eks. Et jällegi, et meie kogemused on väga erinevad. Nii, aga mis ma veel leidsin? Leidsin sellist, et tehke nii, et viga, mida soovite parandada, tundub kerge parandada. Ja see seondub väga sõnumiga. Sõnumiga just selles mõttes, et proovige see sõnum teha nagu võimalikult lihtsaks. Siin ma tahan teile kohe näidata füüsiliselt ette. Mul on vaja 2 vabatahtlikku, kes tuleb mul appi. 2 vabatahtlikku. Ei ole mitte midagi piinlikku. Ma teadsin, et sa tuled. Nii. Nii, sina hoida seda. Hoia kõvasti, niimoodi. Ja sina pane nüüd käsi nii. Nii, ja nüüd proovi suruda see puruks. Väga hea. See oli esimene katse. Nii, aga nüüd teeme teise katse. Ma lasen siia. Ei. Sul tuli juba hästi välja. Nii, aga nüüd pane. Ja nüüd torka. Aitäh! Nii, mis me selle katsega tahtsime tõestada, oli see, et kui sa proovid väga laialt oma sõnumit edastada, siis on sul väga raske jõuda lõpuks tema südameni. Sa pead tõesti jõudu tarvitama. Aga kui sul on nagu üks väga konkreetne sõnum, väga terav sõnum, siis on sul vaja ainult torgata ja see jõuab talle südameni. Õnneks mitte päris südamegi, eks. Et selle sõnumiga on see, et ka näiteks pressiteadet kirjutades on, ma ei tea, kui paljud teist on pressiteadet kirjutanud, teate, et pressiteade peab olema selliselt üles ehitatud. Ja? See tähendab seda, et teravik on siin on kõige konkreetsem sõnum ja mida siis allapoole lähed, seda laiemaks ta läheb. Siin on juba siis kõik see, mis see organisatsioon kõik on teinud ja kui tore see organisatsioon on ja mis organisatsioon üldse endast siis kujutab. Ehk siis see kuju, et kui te selle koonuse teise pidi pöörate, siis ta kukub pikali, eks. Nii et pressiteade võiks olla just täpselt seda moodi. Ehk siis see nagu üks sõnum, üks väga terav sõnum. Reklaamiagentuurides ma alati rääkisin seda, et üks reklaam, üks sõnum. Kliendid olid alati sellised, et reklaamipind on kallis ja me tahame sinna kõik sisse panna, mis me nagu enda kohta head tahame öelda. Et me oleme tublid ja ilusad ja toredad ja nii edasi. Ja
päris Eesti algusaegadest ma mäletan veel selliseid reklaame, kus oli see, et pakun juhtimiskonsultatsioone ja ühtlasi müün suhkrut, mingisugune 2 krooni tükk, eks. Et noh, õnneks sellised enam ei ole, aga küll nagu suhteliselt sarnased, kus ühe reklaami peal püütakse kõike pakkuda ja kõigest rääkida. Noh, siin tuleb teha lihtsalt süda kõvaks ja tõesti otsida see üles üks väga konkreetne sõnum. See muideks väga palju seondub ka liftikõnega. Liftikõnega just selles mõttes, et kui teil on tõesti aega 20 sekundit, et mida te siis ütlete niimoodi, et inimene ütleb, oot, ma tahan sinuga edasi rääkida. Et kui me sinna 6. korrusele jõuame, siis lähme välja, vahetame visiitkaardid ja saame veel ühe korra kokku. Et sõnum ja sõnumit on raske kirjutada, teeme ära, meil on juba selline terminoloogia, et kui meil on jälle mingi uus idee, siis me loksutame seda ideed, räägime hästi palju ja siis kõigi ütleb, et nii, nüüd on aeg üks A4 kirjutada ja siis kõik teavad, et okei, et A4 on kõige keerulisem kirjutada. Eks A4 on see, kus sa pead lõpuks nagu kirja panema selle ürituse idee, eesmärgi ja kuidas me siis seda teeme ja kellele see on suunatud. Ja uskuge või mitte, kui sa hakkad seda kirja panema, siis see on nagu pagana raske. Sa pead hakkama valikuid tegema, et kellele sa suunad ja kuidas sa siis seda teed. Ja kui sa paned selle kirja, siis sa märkad, et teised ütlevad, et kuule, aga me ju üldse ei leppinud nii kokku. Nii et A4 on alati, mis iganes projekti teha, on nagu hea kirjutada, just nimelt läbi kirjutada. Meile kõik meeldib visuaale näha, no kellelegi ei meeldi ainult asju lugeda. On muidugi inimesi, kes tõesti, kellele meeldib lugeda, et kui sa ostad näiteks mis asjad need on nüüd? Kohvimasina näiteks, siis on inimesed, kes kõigepealt võtavad selle kohvimasina juhendi kätte, loevad selle otsast lõpuni läbi ja siis lähevad alles kohvimasina juurde. Osad on sellised, kes kõigepealt lähevad kohvimasina juurde, hakkavad seda kõigepealt näppima ja kui tuleb välja on väga äge, kui ei tule välja, siis hakkavad juhendit lugema. Kolmandad on sellised, kes juhendi viskavad kohe minema ja kui esimese katsega välja ei tule, siis helistavad sõbrale, ütlevad, et kuule, tule näita ette, sul on ka samasugune. Aga ma ütlen, et need viimased on võib-olla isegi vaatad kõige rohkem, sest meile meeldivad, kui visuaalselt meile ette näidatud. Meil on kõik visuaalse mõtlemisega inimesed. Mõelge näiteks, kui keegi peaks teile seletama paberlennuki valmistamist. Ja seal on näiteks üks variant on see, et keegi ütleb, et hakkab loengut pidama, alustab seda, et esimene paberlennuk valmistati aastal 1800, jätkab paberi füüsikalis-keemiliste omadustega ja nii edasi. Teine variant on see, et keegi lihtsalt demonstreerib teile ette, et see käib niimoodi, ja kolmas variant on see, et me koos teeme selle valmis. Ma näitan teile ette ja siis teie teete järgi ja siis ongi selge, et milline variant on nüüd see kõige mõjusam ehk läbi mille te lõpuks selle paberlennuki tegemise selgeks saate. Ilmselgelt selle järgi, kui me koos selle ära teeme. Ja see sama põhimõtet võiks väga paljudes kohtades rakendada, mitte ainult rääkida, kuidas sina peaksid käituma ja mida sina peaksid tegema, vaid näidake ette seda. Sina pead tulema konverentsile või sina pead sellele üritusele tulema või sina pead tegema nii või sina pead käituma nii. Õudselt palju on seda moraalitsemist ja rääkimist. Näidake ette parem ja see on märksa mõjusam vahest. 2002–2005, kuskil niimoodi, sellel ajal ma tegin mingisugune 5 aastat järjest Maanteeameti kampaaniat Lase inimene üle tee. Ja seal ka, et ütlesime inimestele, et laske inimesed üle tee, ülekäigurada, et teavad, et peavad inimesi üle tee laskma ja kõik ütlevad jah, aga keegi ei lase. Ja selleks, et inimesel ka nagu kinnistuks tõesti nagu see visuaalses mälus see, et inimesed peatavad enne sebrat, mida nad ei olnud kunagi näinud. Tõesti peatavad, siis me kutsusime appi Offroad klubi. Ja siis Offroad klubi sõna otseses mõttes sõitis mööda linna ja peatus kõikide sebrad ees. Ja nagu näitas, kuidas siis tuleb peatada. Mõned mammid pidid tõesti kreepsu saama, kui kogu see hunnik neid kohutavaid maastureid selle sebra ees peatas, mõni ei julgenud üle tee minna. Aga visuaalse poole pealt on see, et kuidas me teeme ära 2008 tegime, et kuidas me visualiseerisime. Kui sa Tallinnas ringi käid, sa ei näe prügi ju. Ei ole prügi mitte kuskil. Okei, mõned on, aga mitte nii dramaatiliselt.
ja kuidas nüüd visualiseerida seda prügiprobleemi inimestele, et nad usuksid. Kui me ütleme, et Eesti looduses on 10 000 tonni prügi, siis kehitatakse selle peale õlgu, et võib-olla tõesti, aga kui sa ei ole näinud, siis sa ei saa sellest tõsisusest aru. Ja selleks me tegime prügikaardi ja kaardistasime siin paari kuu vältel enne siis Teeme Ära aktsiooni toimumist prügi ja see jõudis prügikaardi peale, mis oli kõikidele näha Teeme Ära lehe peal. Ja kui sa sinna lehe peale läksid, eriti kui sa veel alustasid selle maailma vaate pealt, oli maailmakaart ja siis oli seal Eesti koha peal kobrutas neid prügipunkte. Ja siis sa zoomisid sinna lähemale ja siis sa said ka avada neid fotosid, sa nägid seda probleemi. Sõna otseses mõttes sa nägid. Ja kui sa nägid, et terve see Eesti on neid prügipunkte paksud täis, siis see alles jõudis sinu visuaalsesse arusaamisesse, et siin on probleem. Seda visuaalset poolt on igal pool. Ka siin on näiteks väga hea näide, et on kuumad toolid on konverentsi nimi, oleks võinud ju ka võtta lihtsalt ruumi ja söögi ja kutsuda minu siia esinema, oleks kõik okei olnud. Aga väga äge, siin on toolid, erinevad toolid, siin on tõeline nostalgiline kamin, mis kommunikeerib seda, et need võiksid olla kuumad toolid. Et jällegi, et ei ole väga palju tarvis selleks, et juba panna inimese visuaalne mõte liikuma kuidagi moodi. Ja neid tegelikult ei ole üldse mitte keeruline teha, et selleks on lihtsalt natukene fantaasiat ja natuke julgust ja natuke lusti, ma ütleks isegi. Nii, siis see mõte naeratage. Mina ei tea mitte ühtki projekti, mida peaks tegema kuidagi kurjalt. Isegi mitte sotsiaalseid projekte, kus me tegelikult võitleme mingisuguse ühiskondliku probleemiga ja mida oleks vaja parandada. Kas sellisel juhul saab alati läheneda sõbralikult ja alati positiivselt? Teeme Ära puhul jällegi, et kui olid esimesed suured siis nagu mõttetalgud, et kuidas me siis seda reklaamikampaaniat siis nüüd üles ehitame, no täiesti loogiline, et see inimestes kobrutas viha sees ja ütles, et me peame kõikidele pasunasse panema, me peame kõikidele ütlema, nad on nõmedad, kõik need prügistajad me peame vangi panema, tuli nagu vihaga. Ja et hästi suur soov oli näidata, et näete, mis te olete teinud, et näidata neid kohutavaid neid prügikohti ja öelda, et on inimesed, kes on selle kõik teinud ja nüüd me peame selle korda tegema, et nagu läbi viha, läbi sellise ebameeldiva emotsiooni. Kui mäletad, kuidas me seda tegime, et me unustasime kõik selle mineviku ära, et vahet ei ole, kes selle prügi sinna tõi, et me saame selle kõik positiivselt läheneda ja teeme kõik koos ja see positiivsus oligi see põhiline märksõna Teeme Ära puhul. Ja mulle tundub, et kellelegi ei meeldi ebameeldivate asjadega tegeleda, isegi kui see on nagu vajalik. Me tahame ise ka ju saada positiivseid emotsioone ja tahame head asjadega tegeleda ja sama lugu ka selliste projektide puhul. Ka näiteks juba mainitud Lase inimene üle tee, et kas seal olid need esimesed reklaamiideed, mis tekkisid, olid ikka see, et jälle öelda inimestele, et näete, kui te ei peatu seal zebra ees, siis te võite inimese alla ajada ja siis te olete eluaeg süüdlane. Ja siis te eluaeg kannatate sellepärast, et ole kellega alla ajanud. Loogiline, et jälle nagu hirmutada. Ma käisin kunagi Prantsusmaal Pariisis liiklusteemaliste videode ja filmide festivalil nädal aega. Issand kõudne. Ma ei ole elu sees nii palju verd, laipu ja ajutükke näinud. Kohutav. Kõik olid ainult seda täis. Ja siis, kui mina presenteerisin seal Lase inimene üle tee, täiesti positiivselt lähenevad kampaaniad, siis ma olin nagu staar seal, et ühed ütlesid, et seda ei ole võimalik niimoodi teha, et kui sa üldse hirmuta inimesi, siis nad ei kuulasid. Ma näitasin uuringud, et palun isegi väga hästi kuulavad ja need tulemused on väga kõvasti paranenud. Lase inimene üle tee kampaania puhul ka, et me mitte ei karistanud neid, kes ei lasknud inimesi üle tee, vaid me premeerisime neid, kes lasid inimesi üle tee. Jälle vaks vahet. Ja kuidas me seda tegime, oli see, et me leppisime Sky raadioga kokku. Nende DJ-d läksid iga hommikul 8 mingisuguse suvalise ülekäigu tee juurde ja siis kirjutasid üles kõik need autod, kes siis inimese üle tee lasid. Esimestel päevadel oli niimoodi, et DJ-d protestisid, et nemad enam ei lähe, siis peavad 2 tundi seal ootama, mitte keegi üle tee ei lase. Mida kampaania läks edasi, seda paremaks see asi läks ja siis oli juba 5 minutit olid need autonumbrid kirjas ja siis nad helistasid stuudiosse, lugesid need autonumbrid ette
ja üleskutse oli see, et nendest autonumbritest, kes kõige esimesena tagasi helistab, saab paagitäie bensiini. Noh, ja inimestele jäi pigem meelde see, et ma saan pigem kiita selle eest, et kui ma lasen inimesi üle tee, aga mitte jälle, et keegi siis jälle kuidagi ütleb mulle, et ma olen nagu jälle paha, tead, nagu selline näägutav ema kogu aeg jälle. Et noh, neid näägutavaid emasid on siin ilmas oi kui palju ja sa kipudki neid ignoreerima, ka kampaaniate puhul, neid näägutavaid emasid. Nii et alati võimalik positiivsusega läheneda ja tiimile ka meeldib positiivsus. Et eriti veel vabatahtlike organisatsioonide juures just see, et kui sa lähened positiivselt ja tekitad mõnusa meeleolu, siis see on ka ju kõige suurem tasu inimestel, nad ju raha ei saa selle eest, aga nad tulevad sinna, et saavad selle hea emotsiooni, saavad selle hea meeskonnatöö ja see on ka turundus. No nii. Nimi on inimese jaoks kaunem ja kallim sõna. No öeldakse, et mehed teevad hullusi maailmas selleks, et kuskil ennast jäädustada. Hüppavad seal paljad kuskilt alla või siis mida iganes teevad selleks, et oma nimi ajalukku siis kuidagi jäädustada. Aga noh, see, et nagu foto puhulgi on see, et kui sa vaatad mingit dokumenti, kus on eeldada sinu nime, no siis ikka nagu otsid kõigepealt kiiresti oma nime üles, kas oled ikka seal. Ja siis oled väga solvunud näiteks, kui on mingi tänuüritus ja sinu nime ei nimetate ega tänata sind, siis oled ikka kuidagi see. Ja noh, sinu nimi on kindlasti kõige ilusam ja kõige kallim nimi ja turunduses on see, et mida rohkem sa inimese nime saad kasutada, mida rohkem sa inimesele lähemale saad, seda parem. Et Martin Maatanen istub seal, kes on sotsiaalmeedia kunn, tema oskab rääkida, et kui näiteks e-maili välja saata, siis see loetavus kasvab märgatavalt, kui panna sinna näiteks tere Anneli, aga mitte, et lihtsalt tere. Ja neid võimalusi, kuidas inimese nime kasutada on ju veelgi, et noh, näiteks Teeme Ära puhul ka me mitte ainult ei registreerinud inimesi, vaid et me nimetasime seal ka ju neid meeskondade kaptenid, seal sai ainult 3 kaupa ju registreerida. Ja seal oli siis, inimene oli meeskonna kapten. Jällegi, et sa tunned ennast kuidagi nagu hästi, et vaat minu nimi ja meeskonna kapten on taga, et noh, väike asi, jah, tundub lapsik, aga see kuidagi jälle nagu tekitab inimeses head tunnet. Ja noh, neid võimalusi, kuidas veel inimese nime öelda, et näiteks auhinnad, et pagan, nõukaajal ju anti igasuguseid ordeneid ja auhindu ja muid asju välja, jällegi, et tundub kuidagi nagu lapsik või nii, aga need tänukirjad jälle nagu väga hästi mõjuvad inimestele, et kui sa tõesti annad tema nimega tänukirja välja või siis sertifikaadi või mida iganes. Meil oli näiteks selline juhus, et ma ütlesin, et 2008 oli meil 500 partnerit ja kirjutasin 500 tänukirja välja ja siis üks firma oli selline, kus me kirjutasime küll firma nimega tänukirja välja, aga me ei kirjutanud konkreetselt selle inimese nimega tänukirja välja. Aga tema leidis, et tema tegi seal ikkagi natuke nagu ekstra rohkem tööd ja ta oleks, vähemalt ise tundis, et ta oleks nagu väärt olnud ka seda oma nimelist tänukirja saama. Ja mis juhtus, oli see, et kui järgmisel aastal nagu sinna firmasse pöördusime, mõtlesin, mis jama on, et ei saa kuidagi, ei saa, et kogu aeg nagu mingi jama, et ei taha meiega enam koostööd teha. Ja see tuli alles 2 aastat hiljem välja, kui mingis hoopis kellegi kolmanda käest kuulsime, et ta ei olnud tänukirja saanud oma nimelist. See on nagu nii pisik asi, mis tegelikult välistas meil järgmise aasta koostöö. Küll, et pagan, see on ju ainult paber. Inimese nimi on oluline. Ja 2006 näiteks oli veel selline asi, et siis meil ei olnud ju mitte mingisugust eelarvet selle turunduse tegemiseks ja siis me määrasime igas riigis ambassadori. Tegime konkreetsele inimesele ettepaneku, et kas sa tahaksid saada meie konverentsi ambassadoriks ja teha omas riigis siis promotööd ja me paneme sinu nime meie kodulehele ülesse. Kõik olid nõus. Ja nad tegid väga head tööd, just promosid seda konverentsi omas riigis vabatahtlikult
tegid seal veel isegi T-särke, igasuguseid muid promoasju juurde ja neile väga meeldis see, et nende nimi oli kodulehel kirjas ja nad olid ka tiimiliikmed. Nimetasime neid tiimiliikmeteks. Ja me kaasasime neid ka justkui hoopis tiimi, kuigi nad ei olnud ju eestlased. Ja veel üks, mina ei tea, siin alguses räägiti manipuleerimisest, et turundus on manipuleerimine, et võtta sa nüüd kinni, kus see manipuleerimine lõpeb ja kus ta nüüd algab. Et Teeme Ära puhul me oleme hästi palju kasutanud sellist üksust nagu nõukoda. Eestis on väga palju proffe, kellel on ka ühtlasi väga tihe päevagraafik ja kes ei saa meil igapäevaselt kaasa aidata, et teevad kohe mingisuguseid konkreetseid asju. Aga küll nad saavad oma nõu ja jõuga meile abiks olla ja me oleme neist väga paljusid palunud meie nõukotta. Ehk nad käivad paar korda aastas koos, annavad meile nõu ja ühtlasi on meil ka nagu emotsionaalselt kaasas ja alati ka räägivad meie üritusest siis nagu oma selles ringkonnas. Meie saame nõu, nemad on rahul, et nad on nõukoja liikmed, kõigile meeldib nõu anda, eks. Ja muideks see on ka hea nipp, et mis iganes asja te teete, ei maksa üldse karta proffide poole pöördumist ja küsida neilt nõu. Iga inimene on valmis vähemalt 2 tundi oma elust pühendama selleks, et mõngile heale üritusele või algatusele nõu anda. Mina kaasa arvatud. Ärge siis ainult kuritarvitage seda nüüd saali sees välja. Nii, ja oma ettekande lõpetuseks tahan ma öelda seda, et kui te ei taha veel turundust üldse teha või kommunikatsiooni üldse teha, siis te peate arvestama ühe asjaga. Ja selle asja näitkustamiseks ma palun teil korraks püsti tõusta. Nüüd tõstke käsi ülesse, näpp püsti ja nüüd suunake see näpp sinna, kus te arvate, et on põhjasuund. Aha. No nii. Aitäh, kui te nüüd vaatate ringi, siis te näete, et neid käsi on praktiliselt igasse suunda. Nüüd istuge maha need, kes ei ole päris kindlad, aga jääge püsti need, kes on üsna kindlad, et põhjasuund on seal. Nii. Me ütleme, siit on ka nagu peaaegu, et sina oled endiselt seda meelt, et see on seal, üsna paljud on sinnapoole. No nii, aitäh. Mina ka ei tea, kus on põhjasuund. Ma ei tea. Aga mida ma tahtsin sellega öelda, et inimestel on alati oma arvamus, isegi kui nad ei tea seda. Ja nad väljendavad seda arvamust. Ja nüüd on küsimus see, et kas te lasete sellel arvamusel ise kujuneda või te kujundate seda ise. Kui te seda ise ei kujunda, siis arvestage, et kõik kommunikatsiooniaugud täidetakse kuulujutuga. Ja nüüd on küsimus, et kas te tahate siis seda kuulujuttu või mitte, kas te tahate näha nagu nõid välja või te tahate olla teistsugune inimene. No nii, aga minu poolt kõik ja jääge sõpradeks.